Margo Peters, ise ka võistlesid seekord, kuigi sa oled ka selle ürituse korraldaja, et kuidas see mõjutas sind ka nende 3 päeva jooksul? Eks see 3 päeva kõik on selline jooksmine, et tavaline mängija võib-olla ei näe sinna kaadri taha, mis toimub, aga pean tunnistama, et päevad olid pikad ja õhtul veel puulide tegemine, kõik edasi üle kontrollimine, et eks see võtab ikka võhmale küll. Kas võistlus sujus plaanipäraselt või tekkis ka mingeid ootamatusi? Võistlus sujus plaanipäraselt, et tegelikult üldse, kui me sel aastal oli küsimärgi all, kas toimub või toimub võistlus, siis tänu koroonapiirangutele ja muidugi tänu Jõulumäele, kes meile siis pakkus neid kuupäevi. Et arvame, et kõik võisid jääda rahule, et ilm küll esimesel päeval oli natukene kehvem, aga ma usun, et kõik on nüüd rõõmsad ja kui tagantjärgi mõelda, siis oli päris korralik võistlus. Kuidas ise enda ringidega rahule jäid? Mis seal ikka, see statistika näitab oma, aga pean ilmselt tegema putitrenni, et drive oli väga hea ja tegelikult olenemata sellest lõpptulemusest pean ütlema, et päris hea tunne jäi. Kas on see aasta veel mõni olulisem võistluses, näiteks Eesti meistrivõistlused? Ei oska veel hetkel öelda, et ilmselt Eesti meistrivõistlused võib-olla ära, kui siis paaris meistrivõistlused kindlasti ja mis siin juba 8. august on Pärnumaa meistrivõistlused, et proovin seal osaleda. Olgu, aga suur aitäh ja edu võistluste korraldamisel. Ja aitäh. Erki Kurakim, palju õnne oma divisjoni võidu eest. Jah, räägi natuke lähemalt sellest 3 päevast üldiselt. Esimene päev oli raske, läksin väga kergelt peale, et ei mänginud enda mängu. Ja ei tulnud nagu kollane väga hästi, et kuidagi ei leidnud üldse seda agressiivset jood, mis ma muidu mängin. Teine päev läksin julgemalt panema, tuli hästi, et liider puuli, et drive'id õnnestusid, ketas flippas ilusti püsti ja tunnelid sai puhtalt mängitud. Ja 3. päev hakkas kuidagi veidralt, et front nine'il ei saanud üldse käima ennast, et suund oli õige, aga ketas üles ja alla ja sellised hästi rumalad vead, mida ei tahtnud teha. Ja siis lõpuks kuskil 10-12 seal sain liidrid kätte uuesti ja seal nagu liidrid ise hakkasid murduma ja kui siis jõudsime lõppu, seal oli väike edu sees, korralik shank kohe avadrive'iga, ketas ei flipanud nii nagu pidi, väike värin sees juba. Siis oli klassikaline EMA 3 mängimine, et läbi puude, üks võssa, üks oda ja siis oli kaugelt lõi run ka veel, aga jätsin natuke lühikeseks ja siis tuli Raimondoga ümber mängimine. Ja ümber mängimist flippamisega alustasin. Tuul oli väga magus, et oligi esimesel päeval, ma teadsin, ma läksin nõrgalt seal, siis läksin julgelt panema, et ilusti tessu hoidis sirget joont ja sain mingi 100 kätte seal. Raimondo eksis, pani OB-sse, lähenes üliagressiivselt, pidi ka ilmselgelt. Ja siis tuli välja, et ta on seal mingi 6-7 peal. Ise läksin, alguses tahtsin putteriga läheneda, aga läksin kindlalt zone'iga ja jäi lühikeseks natukene tuul surust alla seal üleval. Ja mõtlesin, et las olla pigem mängime nagu uut rada, et viskasin korvi alla, et teadsin, et Raimondol on eriti hull vastu tuul. Ja paningi pinget talle peale, eksis putil ja nii ta tuligi. Kuidas muidu kumb rada sulle rohkem meeldib, kas punane või kollane, miks? Kollane meeldib nagu rohkem, et seal, ma ei ütleks, et andestab nagu rohkem, aga see tunnel on minu jaoks nii palju laiem, et lahja ketta kuidagi seda flipata, et seda on nagu ilus vaadata ja et üllatunud üldse, et kollane läks nagu nii halvasti, et 4 vist jäi peale seal ja et oleks kollasel tahtnud ka ikkagi 0 lähedal olla. Ja mõlemad on täpselt nagu meeldivad, et on näid korve ja on sellist korve, mis mulle üldse ei meeldi, et Mando puud seal punasel muidugi, need on õudusunenad minu jaoks, aga ei, mõlemad rajad on head, et ei ole eelistust niimoodi. Kas järgmine aasta võime sind juba pro-divisionis näha? Kindlasti, et ongi Silver ja Kristiniga, ma olen siin nagu natukene käin mängimas ka, et neile ka suur aitäh, et ega muidu ei oleks ilmselt tulnud seda ja järgmine aasta kindlasti nagu tahan üleval mängida, et talvel tööd teha veel ja Elvas Challenge ka veel korralikult ära mängida, et vaatame, kuidas seal läheb siis. Olgu, aga suur aitäh sulle ja palju õnne veel kord. Aitäh! Palju õnne, Keiti, võitsid naiste avatud divisioni. Kuidas kommenteerid oma 3 ringi kokkuvõtvalt? Aitäh kõigepealt! Ringid saab enam-vähem rahule jääda, aga alati mitte. Et
et tiialadel tundsin ennast väga kindlalt, koride tabamine oli väga hea minu arust. Ma jõudsin paljudel radadel ringi, kus ma varem ei ole jõudnud distantsiliselt, et selle käin väga rahul, aga tihti jäi need putid realiseerimata. Et putt on ebakindel, sellega ei saa rahule jääda. Kuidas kommenteeriksid nüüd ilma, et kas see ka sind kuidagi mõjutas? Kindlasti mõjutas, et raskem oli, aga eks meil kõigil oli raske, aga tihti oligi see, et kuna metsas on nii palju tuulekoridore, siis tiialal ei saanud aru, kust see tuul täpselt puhub. Ja siis tuligi valikuid teha niimoodi natukene nagu loto peale. Kas Euroopa meistrivõistlusteks valmis? Jaa, väga. Olgu suur aitäh sulle ja veel kord palju õnne. Aitäh. Roland Kõur, palju õnne juuniorite divisjoni võitmise eest. Aitäh. Kuidas kommenteerid oma ringe? Üldiselt oli hea, putt tassis päris korralikult, drive'iga oli niimoodi, et ikka üle raja oli, metsa vahel oli vaja askeldada. Kas tuul ka kuidagi mõjutas sind? Ma ei ütleks selles suhtes, et ma sain ikkagi kettevalikuga hästi hakkama ja tuul minu mängu väga palju ei mõjutanud. Kas tundsid ennast kogu võistluse jooksul väga kindlalt, et teise kohaga jäi sul 4 punkti lõpuks vahet? Kas just kindlalt, aga ma teadsin, mul on hea võimalus võita, aga ikkagi pinget jagus ja pingutama pidi. Ei olnud midagi lihtsalt. Kas Euroopa meistrivõistlustele lähed suure enesekindlusega hetkel, kui sa oled nüüd selle divisioniga võitnud? Jah, ma tunnen, et šansid on head, et seal ka ilusti mängida selles suhtes, et vorm on viimasel ajal täitsa okei olnud. Olgu, suur aitäh sulle ja palju õnne veel kord. Aitäh teile. Palju õnne, Raimo Kimmel, oled siis Pro Mastersi võitja. Aitäh. Vaatan, et lausa 2 viskega, et räägi meile natuke kas tänasest ringist ja siis kokkuvõtvalt ka, et lausa 2-ga. Okei, jaa, ei, selles mõttes ütleb nii, et esimesest päevast peale Tansööl väga hea üllataja. Et esimene päev jäi ta must vist äkki 4 oli ees, kui me ringi lõpetasime. Teisel päeval siis punasel suutsin tagasi mängida viiki ja täna siis põhimõtteliselt ikkagi viske kaupa läksime ja väga võrdne ja hea lahing oli. Et väga super leid jälle meile siia discgolfi maailma. Kuidas on tunne nüüd euroopakatele minnes, kas on natuke kindlam tänu sellele, et võitsid nüüd selle võistluse? Ei tea, kas ta just nüüd kindlam on. Pigem on lihtsalt see, et kuidas sul omal muidugi see enesetunne sees on ja see on okei. Suur aitäh sulle! Jah, olgu! Nii palju õnne, Aivar! Võitsid Pro Masters 50+ divisioni, et räägi natuke oma 3 ringist. Aitäh! Ringid ei olnud üldse kerged. Eriti esimesed 2 päeva ja võitja pandi ikkagi 3. päeval paika. Ja sai võidetud ikkagi 1 viske eduga siis. Tahtsingi just küsida, et kuna võitsid 1 viskega, et kas lõpus käed ka värisesid? Värisesid küll jah, sest viimane putt, mis oli 15 meetri pealt, see otsustas ka lõpptulemuse. Olgu, aitäh sulle! Jah, aitäh! Mattias Villat, palju õnne! Võitsid siis avatud meeste divisioni, kuidas ise ringidega rahule jäid? Aitäh! Ringidega võib rahule jääda. No esimene ring oli väga rasked olud, et võib-olla ei tulnud nii hea skoor, aga õnneks teise ja 3. ringiga suutsin oma mängu näidata ja nii see võit tuli, ma arvan. Kuidas muidu tunne on euroopakatele minnes nüüd? No peale seda võitu on kindlasti väga palju parem, väga suur enesekindluse nagu, andis väga palju enesekindlust juurde ja ma arvan, et olen valmis minema Euroopa meistrivõistlustele. Olgu, suur aitäh sulle ja palju õnne veel kord! Aitäh!